lühidalt, mis me tegime siin põldkatseid siin eelmine aasta Raplamaal. Ja alguseks vaataks ära, me tegime sellise lühikese video ka, et kõik on näha, mis meil siin nagu toimus. Läbi aasta siuke kerge video kokkuvõtte ka meil tehtud selle kohta. Käima ka. Kas käima? Miks ei läinud? Nii, see on meie lühike kokkuvõte kogu läbi videopildi. Kui ma hakkasin seda korraldama, siis mõtlesingi, et tekkisid jube palju küsimusi. Et miks mina peaks tegema ja mis selle asja eesmärgid on, mis kultuurid, mis pindalad, et hakkas teha väiksed katselapid, teha suured põllud, millele keskenduda, kas keda ikka kaasata peale, nagu ütleb Liina Sagro. Võtta mingi taimekaitsefirmad, aga lõpuks jõudsingi, et võiks sellisel juhul panna kõik need pinnad, mis mul hetkel Teraviljaal on enda ettevõttes, see on circa 300 hektarit, mul on maad, et paneks nii, mis on võimalik, külvaks kõik nagu Liina Sagro sortidega, müüdavate sortidega täis. Siis hakkasin nagu planeerima, et mida sel aastal on võimalik panna, siis lõpuks saingi kokku, et katsetaksime meie nisu, rapsi ja odrasorte. Ja siis vaatasingi pinnad üle kätt ja siis lõpuks saingi, et võiks panna kokku, et tarilapsi sai panna 35 hektarit, Tallinnisu 175 ja Otra 65 hektarit. Ja jagasin nagu lõpuks need sortide peal nagu ära, aga muidugi mis meie Raplamaa piirkonnas eelmine aasta natuke halvasti läks, et tarilapsi ma külvasin, aga ma ei koristanud väga. Et nägin jube palju vaeva katsepõlluga, panin 9 sorti maha, aga kevad võttis kahjuks ära, et seal järgi ütleme väga vähe, et kogu talilapsist jäi mul järgi 35 hektarist jäi 10 hektarit, mis ütleme, võisin nimetada nagu rapsi nimega. Et rohkem ülejäänud ma rapsi nime nagu ei andnud ja suvirapsiks ümber. Et tingimused oli meil ikkagi, ütleme, kevadel see kevadine külm nagu videost ei näha. Sealt peab pikemalt toorda ilmima. Meil oli jaanuarikuus tuli sula
siis tuli jää peal, meil oli seal sihuke 5-7 senti oli jääd peal kogu maapinnal, nii et noh, ütleme talividad talvitusid, aga jah, rapsidega läks nagu ütleme pahasti. aga nisud ütleme olid tõesti, ütleme meie 5 sorti, mida Liinas Agro müüb, Palitus, Etana, Lakaja, Asori ja Himalaja, ütleme need talvitusid nagu ütleme kõik väga hästi ära. ja ühe katsepõllu, mis ma rajasin, sinna ma rajasin nii, et oleks igal sorti oleks vähemalt pool hektarit nagu pärast kombainid koristada ja kaaluda, et saada nagu mingisugune usutav tulemus. et noh, muidu see tulemus ei oleks nagu väga usutav. ja siis ja sama tegin ka taliodraga, et oli katsepõld, kus olid need sordid maas ja üks sort oli veel, aga see ei ole meie müüd, aga seda ei toonud siia ka katseid siia tulemustesse välja, et oli nagu veel võrdluses. ja nagu ma ütlen, mõned, kes käisid veel põllupäeval, teist kindlasti äkki nägid ka seda kogu seda taimekaitse ja agartehnikat. et noh, ütleme nii, et väetusvoon oli veel eelmise aasta kohta päris korralik, 180 N-i, väetus oli veel odav, NPK oli ka odav, sai ka NPK väetust kasutada. et noh, selles mõttes oli päris sihuke korralik programm, mis leheväetuste hulka puudutab, oligi see, et see kevadine külm kahjustas nii palju seda nii nisu kui otra. sellega sai nagu aidatud natukene seda järgi, et saada sihuke normaalne tulemus, et lämmastiku kogus oli kevadel 185 N-i oli nisul ja 130 oli odral. et selles mõttes oli sihuke korralik väetusvoon. ja lõpuks see viimane haigustõrje oli, toopispõllul ma jätsin selle ära, aga katsepõllul ma tegin, et kuna siis läks juba kiskus põuaks kätte, et selle ma jätsin nagu tegemata. siin oli veel nisutööd. ja kui nüüd lõpuks hakkasime, koristuseks läks, siis ma lõpuks võtsin välja meie kogu ettevõtte, keskmed saagid tulid mul sellised nagu välja. et noh, tarjaps, mis alles jäi, andis 2,18 tonni, kõik on kuivad kalud muidugi. ja talioder oli 7,29 ja taliisu 7,87 kogu selle pinna pealt. noh, pinnad ei ole väga suured, aga midagi nad näitavad. ja sortidest oli enamus pind oli Palitus, Etana ja Lakajat oli vähem ja teised olid nagu katsepõllu sordid. ja kui me jõuame välja siia katsepõllu saakide juurde, mis on nagu selle katse kõige huvitavam osa nagu, et me need tulemused nagu välja tuua, mida me lõpuks sealt nagu saame, siis noh, mind üllatas isiklikult Lakaja, kes ei olnud nagu kõige ilusama, põllupildiga, aga saagi poolest üllatas nagu väga hästi. ja kvaliteetiga ta kõik on ju meil sisuliselt on enamus on kolmanda kategooria toidunisu. et selles mõttes oli saagi potentsiaal oli, kõigil on nagu väga hea. et selles mõttes on, Eestis on kasvatatud siiamaani suhteliselt, vist on ikkagi veel on etanat, aga Palitused ja Asorid ja Lakajad on suhteliselt uued sordid, mida keegi nagu väga veel proovinud ei olegi, et Teet võib-olla teab rohkem seal. noh, Palitus on aga Asori ja Lakaja on uus, et selles mõttes aga ega nad ju saagi poolest nad kõik on väga head. et kui sordide eripärad nagu lahti veel rääkida, siis oleks seegi, et etan on sihuke lollikene sort, võid külvata hästi vara, hästi hilja ja mitte kunagi ei peta, aga Palitusel on nagu oma kindlad reeglid, et kindlasti varane külvitorm peab olema kindlasti 450 idanevat ära, alla selle ei ole mõtet külvata. see aasta meil tuleb väike katse siin mõnel maas, kes külvas selle maha 20 paiku, vaatame, kas sealt tuleb järgmine aasta midagi või ei tule. et üldjuhul Palitust ei soovita mitte mingil juhul külvata hilise sordina. ja Lakaja on parim talvitaja, et kui me võtame kogu sellest sellest Raplamaa talvest sel aastal, siis jääd tulid nad kõik väga ilusti välja, aga Lakaja andis veel kõige parema saagi, et see nagu see tõesti üllatab, et need kõik jäävad ikkagi ellu, et oligi lihtsalt hübriidi kohta, et teoorias peaks hübriid andma suurema saagi, aga kahjuks minul ei tulnud ei nüüd isu ja kui võtame ka ette odrasaagid. Ma teen siin nisude juurde ühe väikse märkuse, et uutest sortidest Lakaja oli siis ka eelmine talv sadavas seemnepaljunduses, et siis Eestis paljundatud seemne oli see aasta nagu turu peal, et ka seal nagu väga hea talvitumine võrreldes teiste sortidega. jah, ma ütlen kunagi ei lähe, võtame ka Leedu katseid, vaatame seda ja väga Leedu katseid ei taha rääkida, Leedu on Leedu, et aga ma ütlen, saame rääkida Eesti omadest, aga tõesti talvitas hästi. ja odra katsepõllu saagid näitavad, et mina arvasin ka, et peaks olema hübriidi palju kõrgema saagiga, aga see Jakobus tõesti, see üllatas ikka oma saaginumbri ikkagi väga palju.
selles mõttes see oli nagu ütleme, minu jaoks küllas ma veel mitu korda veel mõõtsin maa uuesti üle, et ega mul nagu mõõtmine viltu ei läinud. Et noh, ei saanud nagu olla, et nii suur vahe, aga oli. Ja kaal oli nagu õige, et see oli tõesti nagu täielik üllatus. Ja noh, talvituminegi, et oli selle talve kohta, ta oli vast kõik jäi alles, et selles mõttes ei ole nagu ühtegi probleemi, ütleme just teine mul hea tuntud sort oli see, jäi ka ütleme poolteist tonniga alla, et selles mõttes ütleme Jakobus tõesti meil üllatab ja küll siin seast jälle vaatame, mis nagu ütleme selle talvel nagu näitab, et see ongi, et ega noh, need uued sordidega ma ise olen ka suhteliselt skeptiline ja alati uute sorti suhtes, et noh, ikka vana järgi proovitud asi, et peaks nagu paremini toimima, aga ütleme nii, et noh, proovida siin neid uusi sorte, siis ütleme nii, et haigustõrje vajadus on palju väiksem, et noh, ütleme nii, et isegi ma ütlen, et ma jätsin teise ringi haigustõrje tegemata, kuna ei olnud vaja teha. Aga lihtsalt Viinasaru poolt, et Jakobus ei olnud nagu selle katse kontekstis esimest korda Eestis maas, et oli eelmine aasta ka veel meil kes aga noh, ütleme, et Eestis on ka, ütleme, ta on ju ikkagi suhteliselt vähe levinud veel, et ega, et sordid kõik on tegelikult meil oli alles. Eelmine aasta meil oli proovikogus, et aga noh, see aasta ma ütlen, said rohkem maha ja ma ütlen tõesti, ta on ikka see, ta on talvekindel. Isegi ma ütlen, mis sai eelmaste külvatud siin ühe põllumaa külvasin hiljem, kas oligi 15 september veel maha ja ütleme ka tallitus päris ilusti. Et selles mõttes ütleme, tasub neid sorte nagu uusi sorte proovida, et ma julgen neid mõtlen, ega ma algul olin ka skeptiline kõikide sortidega, et noh, ma panen kogu oma pinna, panen enda jaoks tundmatute sortide alla, et noh, ei tea, mis tuleb, aga noh, ütleme nii, et hetkel tuli, kui ise nagu tubli oled, siis tuleb nagu ütleme, tuleb välja tõesti haigustõrjega on vahe. Ma nägin seda palitust, ma nägin aasta tagasi, kui mul oli naabrimehel maas, siis oligi. Ma oma vanasordiga nägin vaeva, tegin 3 haigustõrjet, tema tegi 1 ja sellise pooliku ja see ikka tonni rohkem. See mõtlesingi, et miks ma seda raha peaks nagu kulutama, et lõpuks me kõik vaatame ikkagi seda, mis lõpuks nagu ütleme rahakotti jääb. Noh, ja siit ongi nagu, et ega kui mõelda, ütleme üldse nagu ütleme põllumehel, mida nagu teha, see ongi, et ega tegelikult on noh, et need viimased aastad nagu näitavadki, et ega talivilja peab valima talvitumise järgi, et ta lõpuks ka kevadel alles on. Ja siis mõtlen, et lähtuma ka oma agrotehnikast ja mõtlen, mis nüüd muutub veel see aasta väga keerulist on, ikkagi tuleb panna numbrid Excelisse, mis nagu ütleme lõpuks kas tuleb nagu jääb joone alla midagi või ei jää, et kui minu katsepõllul lõin kokku, no ütleme taimekaitse ja leheväetise osa oli 150 eurot hektari kohta oli maksumus, oli nisul, odral oli ikka 132 äkki ja väetamine oli, noh eelmise aasta väetishindadega oli 350 eurot hektari kohta, nii sügise kui kevadine väetis. Aga ma panin see samad normid, panin huvipäevast, panin sisse praeguste tänaste hindadega, ma sain sinna 920 eurot. See mõtlesin, et no midagi tuleb teistmoodi teha, et seda mina seda riski ei võta, et nii palju nagu väetise alla panna, et ega selles mõttes ei teagi, mis nagu noh, kui oleks garanteeritud 7 tonni saaki, võib teha 300 vilja hinnaga. Et selle aasta mul vilja keskmine müügihinna 325 eurot oli siiamaani, midagi on veel müümata. Et noh, aga noh, kui see vilja kukub, siis enam ei lenda selle hinnaga, et noh, see muutub väga tähtsaks see Excelisse numbrite panek, et ikkagi on näha, et kui juba paberi peal ei tööta, siis noh, tegelikult lootuses ei tööta nagu ta kuidagi. Et selles mõttes ta läheb jah, ütleme niivõrd, elu läheb jah, ütleme keerulisemaks põllumajandus küll järgmine aasta, et ega väetise hinna puhul, et selle hinna puhul, et noh, et me hetkel sel aasta, mis ma isegi tegin, ma ei soovitada taliviljal ainult panin lämmastikku alla ja rohkem mitte midagi, et noh, Exceli pea vastu, ütleme nii 9 aastat väetise hinda. Et rapsi tuleb panna NPK alla, aga vilja puhul 1 aasta, noh, kui sa normaalselt väetanud, siis 1 aasta võib nagu natuke kokku hoida. Et noh, et mitte riske võtta. Et see on siuke, ütleme selle, just ongi, et ma ütlen, ja lähtuda tõesti sordist, mis on ikkagi alles jääb ja mis on, ütleme, millel on näitajaid. Noh, ma ütlen, mina julgen praegu küll soovitada meie sorte, et on ka konkurentidel kindlasti väga häid sorte, aga just vaadata talvitumist poolt, et see kevadel nagu alles on. Ja noh, ma ütlen, ja agrotehnikal on ka see, et sügisel, ütleme noh, sügisel ma olen viimased paar aastat olen kasutanud ka nii nisulgi kui odral kindlasti haigustõrjet ja ka kerge leheväetis, nii hilja kui võimalik on. Eelmine aasta tegin äkki 18 oktoober, kui ma päeva, mis te selles mäletan. Et noh, teha sinna veel väike haigustõrjet, noh, see on ütleme siuke kerge saagihinnustus, et sa noh, kindlasti mul on näide naabrimeeste põldure pealt, kes ei teinud, noh, ja kevadel ei olnud alles, mul oli alles, et noh, see on siuke väike õppetund, et noh, tasub teha. Ja teine on, mis on ka kindlasti puhtimine, et noh, teravilja puhtimise puhul peal sügisel ma sealt raha kokku ei hoiaks, et noh, odava ja vana ja sellest Rioga ma ei puhiks enam nagu talivilja.
et noh, see on näiteid jälle, kus ei ole talvitunud see aasta. Et kui on hea aasta, siis võib ükskõik mida maha panna ja ükskõik kuidas kasutada. Aga kui vähe keerulisem aasta nagu see aasta, siis noh, tuleks natukene mõelda, et saada mingi stabiilne number, et saak peaks ikka noh, et praeguse väetise hinna puhul ma ütleks, et noh, 4,5 tonni peab saama saaki, siis oled nullis. Et noh, iga mees peab järgi mõtlema, et noh, kui saagitase on madalam, siis äkki peaks tegelema millegi muuga vaata, mitte põllumajandusega. Et noh, rahaliselt sealt enam välja ei pea. Et selles mõttes on elu läheb nagu keerulisemaks, aga see ongi, et noh, nagu küsimuste voor, et kes küsige, et ma saaks oma nagu üldse kogemusi jagada ja jagada, mis mul sealt nagu tuli, et ega minu jaoks on see kõik nagu lihtne ja hea vaata, mis oli. Ja soovitaks kindlasti neid sorte, mis on tõesti, et on kellegi nagu, et küsimusi, mida nagu ütleme noh, mida võiks, mis tähelepanekuid oli, et ega mõtlen sama, kui mõtlen, kui tagasi minna selle, ütleme kogu selle taimekaitse poole peale, see oligi, et noh, ma ei kasutanud ka kõige kallimaid asju kindlasti, ma ütlen, mis on alati, ma kõigil toonitan, et alati on kasvuregulaator nagu saagikindlustus, kui ikkagi saagitase on sealt 7+ ootuse pealt, et sealt ei tasu kokku hoida, aga noh, on et jah, just see sügisene umbrotõrje ja haigustõrje, see on küll, et ma olen selle teinud nüüd 2-3 aastat ja noh, ütleme, talivilja on kogu aeg alles jäänud. Aga noh, see rapsist on kahju, et rapsist meil olid nii huvitavad sordid ja nii huvitav oli katseajaks olnud, aga noh, kahjuks jah, meie piirkonnas ei jäänud alles, et ma Mihkli küll tegin nalja, et oleks võinud katsele põllul alles jätta, kui linas oleks selle kinni maksnud, et noh, et oleks päris huvitav näha, mis alles jäi. Aga noh, ma ütlen, tootjana ma ei saa seda endale lubada, et ma kirjutan ühe põllu nulliga välja nagu, see on võimalik. Huvitav koht iseenesest oli selles algusvideos, et järsku dokumenteerida see, kus oli see ülelend kevadisest taliniisu alast. Ja seal oli näha, et tegelikult üks sort vist oli natukene rohkem lumised pihta saanud kui teised. Aga samas saagivaht, kui sellist ei olnud. Ei oluliselt ei lumised üldjuhul ei olnud. Videost oli nagu väga huvitav, nagu näha, et mingi pitsa peal oli. Nad on ütleme erinevad toonile, aga lumised üldjuhul ei olnud, aga see oli huvitav tõesti, et see jääkiht oli kevadel, noh, jää oli siuke 5 senti jääd oli, kui ta läks ära, siis teevad oli vesine taimestik tuli alt välja, et noh, ma mõtlesin küll, et noh, et ei ole mitte midagi, kui rapsi peal läks esimene puhtaks ja kadus ära, siis mõtlesin, et äkki ei jää midagi alles. Aga noh, talivili teeb kõik väga hästi selle talve kohta, see oli nagu, noh, minu jaoks ka nagu üllatus, et tegelikult tuli jää ja vee alt tuli välja täiesti korrekt talivili. See sortidel on nii tugev visuaalne vahe ka, et see, mida kevadel on ilus vaadata, ei tähenda ilusat saaki ja vastupidi. Noh, eks ta, jah, ongi võtta, mõni sort on visuaalselt näeb, ega see Asori nägi visuaalselt ilusam välja, aga noh, ütleme, mina Asorit väga ise ei paneks enam, vaata ei ole see sort kõige parem sort, ütleme nii. Et noh, ma ütlen, et 3 sorti on Palitus, Lakaja ja Etana on 3 kindlat sorti, mida nagu kindlasti saaks küllata vaata. Aga et ongi, kõigil on nagu oma koht, et ega kus on, ma ütlen, ja vist Lakaja puhul on see talvitumine, et noh, see on nagu, noh, ta on parim pärvitaja üldse vist on praegu sortidest, mis oli ka Leedu katsete, kui me natuke Leedu katsest räägime. Et Leedus tehti katse, kus aeti ju -30 kraadiga, aeti kõigil poolel katsel pidanud nagu lumi maha pealt. 26 kraadi, -26 oli. Ja see oli näha, mis nagu alles oli. Ja noh, seal oli, ütleme, noh, Lakaja ja Vana ja Aada ja siis olid veel mõned ja noh, ja siis mõned olid päris puhtad platsid, nii et noh, meil oli lihtsalt, Totnaval oli rõõm näidata, et Totnaval oli, kõigil oli midagi alles. Rõõmus, et konkurentidel mõnel oli mitte midagi, noh, aga noh, mõtlen, see on siuke, noh, visuaalne, aga Lakaja oli tõesti oli väga, kõik oli alles, et see oli nagu huvitav vaatepilt. Aga sordid ja mullastikku, kas seal on ka mingid? Ei, selle koha peal isegi ei ütleks, vaata, see on põhiline, mõtlen, just nende puhul on tõesti selle nagu see palituse eripära, et kindlasti varane küll. Et noh, mõtlen, ta nagu sügisene võrsu ja ta ei taha ja mõtlen, ja noh, Etana võib öelda ju, on ju Lääne-Virus on maasvald ja on külvatud ju 20 august juba hakatud külvama ja 300 idanevaga, mis see aasta oli vist 300 idanevaga, noh, 200-ga, noh, ja see ongi, ja võid külvatud ja ma mõtlen, eelmast Andres külvas 15. oktoober. Ja sai sealt parima saagi, nii et noh, see ongi, noh, sellepärast see Etana, see aken on nagu noh, ütleme, muidugi pead külvama suurema normiga, aga sa saad alati saagi. Aga noh, valitsus ma mingil juhul soovitan külvata ka 1. oktoober, siis noh, siis kindlasti midagi ei saa. No saab, aga ma arvan, et nii-öelda kasvataja ei jää selle saagi rahu. No jah, siis ta rohkem seda maha ei pane enam, jah. See on küll, et see, et noh, ja seda soovitust ei saagi kellelegi anda, et ongi, kui me soovitame, et noh,
et kellegi see aasta ka, sa ei saa soovitavad parid, siis ta ütles, et ma külvan vähem, ütlesin ei külva, siis ma ei müü selle sorti sulle, vaata. Kui sa hakkad teema oma agrotehikat, siis osta teine sort, vaata. Muidu pärast ütled niikuinii, see sort ei ole hea, vaata. Et see ongi nagu see vahet, võid tegema nii, nagu ütleme, see on mingi sort nõuab ja igaühel on oma eripära. Aga siin juhul võib-olla Silja küsis, et tegelikult nii palju on, et ütleme, et kui on kehvemad mullad või sellised viivasem maakond, siis tegelikult väldiks kiire kasvulise sort. Et see pool on. Siin on lakvaja kõige lollikindlam, ütleme, tõenäoliselt küllata. Et selles mõttes on neid mõtlen, aga see ongi just see katse näitaski seda, et need sordid on need, mida tasub Eesti turule tuua ja kasvatada. Ja et ega see sordi võrdes oligi, et ma algul oligi mõte, et kaasame ka mingid veel taimekaitse erinevad skeemid, aga mõtlesin, kui me kaasame ka need sinna, siis lõpuks ei saa aru, et kas on taimekaitses on nagu ütleme mingisugused võidud-kaotused või on sordis. Et teen kõik nagu ühtemoodi ühe skeemiga, et oleks mitu asja poolt, järgmine aasta on mõte nüüd rohkem taimekaitse ja lehekaitse peale keskenduda. Nagu nende erinevusi. Aga et see oligi puhtalt sortide peale, et ega Eestis ju läheb taliviljade peale, et ega see suvivilja osakaal on ju suhteliselt väike. Mul õnnestus eelmine aasta 100% külvata, üks hektar ei külvamata. Et külvata talivilja alla, et selles mõttes oli nagu muidugi see oli ka harukordne sügis. Et oli aega teha, et eelmast oli koristus varane ja kõik olid varased sordid. Selles suhtes on. Aga jah, küsib kellelgi veel sordi kohta, ma ütlen, et ega me saame nagu kogemusi jagada, mis nagu oli selle kohta, et ega minu jaoks on ta kõik nagu lihtne ja hea vaata ja tuli hästi, ütleme, okeid välja. Et parim palistuse põld andis 9,8 tonni, mis ma nagu ära kaalusin, ma enam üritasin põllukaup ära kaaluda. Et aga muidugi oli ka, ütleme, oli ka osa, oli ka, ütleme, mis oli natuke talvekajast, oli ka kehvemaid maid, aga parim andis jah 9,8 tonni, et mina olen selle väestusaseme pealt olen rahul, et ütleme nii, et rahaliselt jooksis väga hästi välja. Ja taimekaitse osa ei ole ka, ütleme, väga suur, et selles mõttes ei ole kuskil ma millega nagu üle pingutanud. Et olen mõtlen kasutanud, see ongi nagu, ütleme, fungitside poole pealt olen kasutanud sellist oma mõtteviisi, ei võtnud seda pasvi, seda Palaia Flexite paketti, vaid siin Palaia ja panin protikonasooli juurde, et see on nagu andnud mulle väga head tulemust. Et selles mõttes ma olen siuksed, olen katsetanud nagu ütleme ja üritanud ka üks hektari hinda alla saada, et ei kulutaks rohkem. Küsige minu jaoks on kõik selge vaata, aga ongi, et tahaks küsimusi, tahaks diskussiooni tekitada, et äkki keegi vaidleb vastu millegagi, kaupa tagantreast vaidleb vastu niikuinii, et taimekaitse koha pealt. Kuidas sa kasvuregulaatori programmiga antud aasta kontekstis rahul jäi? Ütleme nii, et siin ma tegin, aga ma ütlen, mul hakkab see vana hea Tsaikosel või CCC hakkab nagu natukene juba vastu, et ma tõenäoliselt järgmine aasta ma seda enam ei kasuta. Et neid ma tegin paari põllu, kus ma ei kasutanud CCC-d ja oli ainult, kasutasin moodusstarti, see oligi teise aasta isu. Ma tegin moodusstarti, tegin 2 laksu, et seda suruda rohkem nagu võrsuma. Ja algul sa nägid see ühte põldu, mis oligi see teise aasta ma, et ma tahtsin saada nagu paremini võrsuma ja see toimis. Minu see CCC hakkab nagu kevadel juba pigem seda pidurdama, et ma selle tahan, ta on odav küll, aga pigem on kasutada seda, mis nagu toimib, vaata. Kas isegi ütled see 0,8 CCC tõmbab nagu taile põdema? Jah, mina tõenäoliselt, ma ütlen, ütleme, ta ei tee talle midagi paremaks, ütleme niimoodi, vaata. Et on paremaid asju, mis teevad nagu, ma ütleks, see mooduse startteeb teil ikkagi, ta annab selle parema kasvu algusest. Mis teevad seda, mida soostad seda tehes? Ja ma ütlen, et muidugi ilmast see oli keeruline, vaata, et ei saanud ju, öökilmad olid nii kaua, et tõesti pidanud see esimese tõrjesamba palju varem teha. Aga meil oli veel ju aprillikuus oli siin ja -5 ja -6 öösel, nii et selles mõttes see kahjustas teda ja lükkas need plitsimisi kõik edasi. Et selles mõttes oli, ütleme, ei olnud ju lihtne, vaata, kui vaata, mis taimekaitse on tehtud alles ju 10 maikonna, sinna maid öökülmad meil. Olukordne võimalus küsida kaupa kommentaari. Mis mõttes? Moodustardi ja Tsaikatseli sellist valikute mõttes, et kuidas tema nagu näeb, mis segu oleks siis vähem stressikas ja rohkem võrsuma panev kaupa nagu saalis on. Äkki sa lubad ka? Ei, mul ikka ongi, et tahaksid diskussiooni tekitada tega. Paar sõna, et selles mõttes, et moodustarti nina kasutad, et jah, seda lisas
muidugi varem oli ilmastatav, kui sul on miinusega sa ei saa midagi teha. ei, ongi, see ongi. Aga moodusstarti saad nagu madalamatel temperatuuridel kasutada ja ta ei põhjusta nagu taimedel sihukest stressi nagu CCC. Ja ega meil on samamoodi, et õpime iga aasta oma nii-öelda puitkatsetest ja mida aastad edasi, seda rohkem on see nii-öelda moodusstardi varajane kasutamine on ennast nagu õigustanud. Just ka vaatad saagi mõttes. Üks asi on see võrsumine, aga on ka üks asi, millest vähe räägitakse, on see, et seda juurestiku arengut pressib ja soodustab. Et sealt tulevad nagu need eelised välja ja eks selles mõttes saame nagu näha ja vaata, ega see 9 tonni, see peab ju punkt 1 tuleb see maaküljes ka nii-öelda kinni olema ja ümber ei kuku. Eks mul mõtled, natuke hirm oli, ma tahtsin vist ühe korra veel, äkki vedaks maksid või tahtsin vist rohkem panna, aga see oligi, et oli jälle millegagi kokku panna, see oli ka hirm, et äkki kas ta ikka jääb püsti või jääb püsti, aga hirm oli kõigepealt küll, aga kõik, ütleme ainuke, mis oli üks jupp oli Asorit, mis oli maas mul väikse tüki peal. Asoril läks küll maha ja ta on pikem kõrega, et tõenäoliselt sinna vaja panna rohkem kasvuregulaatorit kui teistele sortile meie modele. See Asori oli siukene, ütleme nõrgema kõrega ja sama programmiga Asori läks küliti. Aga selle õnneks mul oli see lekter, nii et lekteri on nagu suur kaotus, et oleks rohkem, siis ma mõtlesin, jumal, pärast täna siin teed selle ülejäänud seemne mul eest maha, mis muidu peab rohkem maha panna, et teedust oli see aasta kasu vaata. Mul oleks muidu plaan olnud 20 hektarit panna Asorit, aga teed, mis õnneks mis seemne ära, et ma olen praegu nagu õnnelik selle üle vaata. Ma arvan, ma oleks see sama, kus ma praegu sain see 9,8 tonni sain palitus, ma oleks sinna pannud Asorini, et see oli väga hea, eelvili oli Ernes ja Raps, et see oleks Asori kindlasti küliti olnud, nii et selles mõttes seal mul vedas. Aga ma siin saalis selle kasvuregulaatorite poole pealt ma tahaks nagu kommenteerida seda CCC versus moodus, et natukene võib-olla rääkida nendest toimeainetest, et kuidas nad töötavad. Et lühidalt kokkuvõttes CCC on kasvu inhibiitor. Ja seesama moment, kui tegelikult see taimene tundub, et see maa peal osa kuskil ei liigu, et tegelikult taim peab arenema ja kui me tõmbame seda CCC nagu kogu taimiku arengu kinni. Moodus seevastu. Aga ta on odav. Jah, aga moodus seevastu on see, et sellise toimeainega, mis stimuleerib taime teistmoodi kasvama, et paneb seda kasvu seisma. Ja siit tuleb väga selge saagi vahe ja see on juba pikemat aega, et tegelikult see ei ole mingisugune uus asi, vaid just need kliendid, kes on nagu selle vahe endale nagu selgeks teinud, et kuidas see mõjub, siis CCC enam kevaldab ei kasuta. Eks see on, et see ongi, sa pead käima kaasega, ma olin ka. Ja selline hüppelaud katseeksitusmeetodil on olnud see, et alguses segatakse CCC-d ja moodust ja tänaseks päevaks on see CCC-d välja läinud ja on jäänud ainult moodust. Et see oli see teise aasta ettana, mis oligi, siin ma jätsingi CCC välja, panin 200 moodustarti. Oligi, et muidugi teda sai sinna palju ütlema, aga ta oligi surustada algul, ta nagu mahe surus võrsume ja kasvame ja lõpptulemus oli mitte minu jaoks nagu positiivne, et kui kõrvalt naabrimehe põllul ei jäänud teise aasta niisugune alles ja mina sain enda omalt 6,5 tonni kuiva, siis ma olin nagu rahul vaata, selles mõttes ka, et siis oligi, et me arutasime naabri, mis tema nagu teistmoodi tegi, et miks ta ei jäänud nagu elama, vaata, see oligi nagu me leidsime nii mõnedki vead, mis ta tegi natuke teistmoodi, vaata. Ta ei olnud vead, aga tava-aastane ei tule see välja, aga praegu ekstreemse kevadega tuli see nagu välja. Selles mõttes oli nagu siuke. Mis see fungitsiid on, mis on kasutanud sügisel? See on proteonasool, ütleme nii, et kõik kasutavad, ütleme, ega nagu inputiga, tegelikult ei tohi ka sügisel kasutada, kuna on ju kasvufaas oli õige. Kõik kasutavad inputi, aga input tuleb kallim kui puhas proteonasool ja tegelikult see teine toimeaine seal inputis ei anna sügisel mitte midagi juurde talle. Ja see ongi, ja hinnavahe just kellegi, ma just eile tegin arvustust või. Äkki oli nii, et oli proteonasooliga 14 eurot ja inputiga oli 24, kui ma praegu peast suurusjärgud. Ja proteonasool minu jaoks ka, et toimeainena alla 100 grammi toimeainet panna sügisel, ei ole pointi. See, kui keegi soovitab panna vähem, et on odavam, näiteks see on siuke, maha visatud raha. Et ma olen proovid ka igasuguseid norme sinna panna, aga ma ütlen, alla 100 grammi toimeainet proteonasoolil sügisel ei tööta. Jälle eelmast sügise näide odra puhul, jälle naabrimehel, kellel ei jäänud alles, kes päästud tunnistas tõtt, et ta ei pannud ikka nii palju, vaata, mul alguses, et ta pani, aga ütles pääst ikka, ma ei pannud tegelikult, oli see vahe, vaata. Ja ta oli otra, muidugi ta oli vana meridiaan äkki vist ka või vana sorte, just mitte midagi jäänud alles, nii et aga ma mõtlen, see ongi
et noh, tegelikult ma ütlen, ei tohi ühtegi seda protekolla, ma ütlen, noh, meie müüme Protendot ja nii Protendo nime all ja selle Pole Possessioni nime all, Baltic müüb Butteri nime all ja Skandaga võib vist see Pekari, noh, et ega üks sama toimeaine, aga noh, peab vaatama toimeaine kogust, mis seal kellelgi sees on. Ja ma ütlen, ma panin jah, et kui ma olen pandud sügisel oligi 0,25-ga, aga siis kui on teravili järgi, siis ma olen rohkem pannud. Siin on toimainet circa 120 kuni 140 toimaine. Et mina räägin nagu väetsest toimainen ja täiemaitsel toimainen, et ega see muu ei anna. Et praegu on palju turul ju erinevaid, on mis iganes poolväetisi, kellel on 150 grammine, kellel palju, et alles ei rääkima toimainest. Et neid erinevusi on nii palju, et me lõpuks räägime ühest asjast. Ja see aasta sügisel loodan ka teha veel Protendot, loodame, et ilma on, et loodas ka teha veel. Kas sul see 10. mai segu ongi seal, ei vabandust, 17. mai segu? Inselo, vaata, see oli meie uus preparaat Inselo. Ja sinna läks juurde veel... FCPA. Ja see oligi, et tegelikult oligi, et kuna mul oli CL-raps oli eelviljana, siis CL-rapsi puhul on vaja natukene panna MCPA-d juurde. Ja ma proovisin kõike, ma jälle katsetin, nii palju katsetin tõesti taimekaitsega, et oli meie Bayeri Inselo, oli Baltiku see Rexade ja Vanaja Tombo. Oli mul kõik 3 tükki olid nagu proovimises. Küsimus, kas sa MCPA normiga veel rahule, et see efektiivsus? Raps ei olnud sees. Kui raps ei ole, siis jälle jäin vaata. Et selles mõttes ei ole... Ütleme, tegelikult ega see CL-raps, mõtlen mõned teda kardavad jube palju, aga tegelikult ei ole nagu nii suur probleem. Mul oli aasta tagasi ma tegin puhtalt tomboga ja siis ma unustasin nagu ära, vaata, kui ta kiire oli, unustasin ära, et oli CL-raps eelvili. Ja mõtlesin, et teen, ei tee, siis ma ei teinud küll ja tegelikult ei tulnudki, ta jäi tombo tõmbast tagasi, ta jäi sinna väikse taimena alla see raps. Ja midagi hulle ei juhtud sellel, isegi tombo võtab seda, mingil määral tõmbab tagasi. Aga seal on kõik nad toimetavad hästi, aga ega sinna väga muud juurde segada ei saa selles mõttes. Et on ta nüüd Rexade või on ta Insero või Tombo, siis on MCPA olen ma pannud kõigile juurde, nii Tombole või neile, aga muidugi mitte midagi muud rohkemat. Mikrofeld ka on ju? Mikrofeld ka, eks? Ja Mikrofeld ka, jah. Millal muidu selle Mikrofeldiga muidu oleks tahtnud põllule minna? No mulle esimene mõte oli minna Mikrofeldi ja selle Starbucks MN-iga nii vara kui võimalik, aga kui kogu aeg on öökülm, siis mis sa lähed, vaata parem mina ei torgi seda, et ega see on... Ja kas hooaja jooksul sul seal põua probleem ka tekkis vahepeal või tuli suht hästi? Tekkis ikka, ega lõpuks oli ikkagi, et ega see oligi see viimast perioodi seda, et ma ütlen, ma arvan, see saak oleks olnud veel parem, oleks natukenegi vihma tulnud, et ega enne jaanipäeva nagu oli niisugust hooaja? Ei, tuli üks laks tuli, aga ütleme, tegelikult oli ikkagi vähe sademeid. Ma ei võtta sademeid, ma pean sademeid välja võtma, aga ma ei võtta neid välja, et tegelikult oli. Ja muidugi kõige hullem oli praegu meie kandis oli sügisel, ega nii see oli. Hetkel on, ütleme, kelle käest küsin rapsiga, et kas sulle olete tees, et teine päris leht hakkab tulema, et hakkan vasti mõtlema selle peale. See on huumor praegu sügisel, et juba teine päris leht tuleb, nii et ma õnneks ei külmanud toilapsi, mul on see, ma olen Schenkeri laos, mul on hästi vaata. Aga uuel aastal samad sordid? Etana on maha külvatud, Jakobus on maha külvatud ja natuke on ka lakajad maha külvatud. Kõik on jah. Ja ongi kevadel ei tea, vaatame väetsinda, mis ütleme, rapsi saanud külvata, ootel on 75 hektarit, et mis külvan, kas Ernes või sõltub väetsinnast, et mis matemaatikaga välja veab, et ega riski väldis ei ole, et siis võiks kasiinosse minna, kui tahaks riskida, et selle väetsinna puhul mõtlen panna suvirapsi, ma ei kujuta ette, et ei riskiks. Et sinna nagu NPK väetsit on vaja panna, aga selle hinnaga praegu vastu, siis ei vea kuidagi välja. Et panna väetsi alla 900 eurot hektari kohta, siis ja saad 2 tonni rapsi ja kind on 500 peal, siis ei jää järgi ja Exceli klapi. Ja me ei ole kunagi teinud ka rapsi eelarvet mingisuguse 3 või 4 tonni peale, et äkki tuleb, vaata Kui tuleb, siis on hästi ja on kasum.
ja ma ütlen selles skeemis ma tõesti neid leheväetsi ka ütleme, neid ütleme need on meil ka teist aastat tegelikult turul ütleme. Et neid ma ütleme ka kiidaks päris hästi, et selles mõttes ütleme, et tõesti toimetavad ütleme ja annavad seda taimesele elujõudu ja meil on tulemas veel paar uut asja, eks siin me räägime mingi talveseminaril. Meil on paar uut asja veel tulemas, mida nagu järgmiseks aastaks. Küsimusi on veel? sul klarinette katseandmeid kaasas ei ole? Ei ole, 7,1 oli saak oli, seda ma Soeviga rääkisin. See oli mul naabrimehe põllu peal see. Et see oligi, et aga ütleme uba ja kuiva, et oast ei tulnud peaaegu midagi, et hooajaks oli see aasta ikka liiga kuiv, et see kuumaperiood sattus just sinna õitsemise aega ja oast ta ei saanud, 2 tonni ei saanud. Klarinett oleks siis nagu varane oder on ju, aga just, et on küsitud palju, kas ta on Jüvast varasem või hilisem? Ei ole, hilisem on, Jüvast ja hilisem, see aasta on. Ja ma mõtlen, mul oli maas ühel tuttaval oli maas nii mõlemad Jüva kui klarinette ja klarinette oli siuke 4-5 päeva hilisem. Ja sama ütlevad ja seda palitust ka mõni reklaamib nagu varassordina, tegelikult ei ole varane. Ta on ikkagi Ramirost on siuke 5-7 päeva kindlasti hilisem, et ta ei ole ikkagi nii varane sort. Lihtsalt see odra küsimus selles mõttes võib-olla on selle koha peal, et kas ma jõuan pärast klarineti Talli-Rapsi külata. Et see võib olla üks koht, et jah, jõuab küll. See on küsimus jah, milline aasta on ja millal kõik koristab. Et see ongi, et ega see aasta et Rapsi küll näitab siin paar viimast aastat tegelikult Raps tuleb ikkagi maha külvata juuli lõpp, augusti esimesed 5 päeva. Siis on nagu see, et muidu on nagu see, et võib jälle kasinosse minna, et äkki õnnestub. Üks tuttav külvas maha 2 aastat tagasi Rapsiga 15 september maha ja sai ka veel 2,5 tonni, aga see oli juhus, see oli üle-eelmise aasta juhus, et talv oli hea. Et selle peal nagu ei tasu nagu kaarti panna. Ja siis see odra küsimus võib-olla täpsustusena ka veel, et see klarinett on siis varajase poolne ja 2-reaalne, mitte mitmetahuline sort, et seal on ka omad eelised, et see natukene pikem kasv annabki tonn on alati vahet nende mitmetahuline. Ei, ta on tõesti, ta on ütleme paar aastat meil olnud ja tõesti ta on 7 tonni ja ütleme siuke normaalse 120 lämmasega taseme puhul on väga okei saada. Ja tõesti see ka suht puuvagindil, et ta tuli ka üle-eelmise aasta puuvaga tuli ka 7 tonni, et selles mõttes see on jälle sort, mida nagu ütleme meie portfellis tasub nagu usaldada, et ei ole, ütleme, et ei ole, ma ütlen paari nisusorti väga ma ütlen, ma ei ole ka hübriidifänn, see ongi, ma ei ole nagu lihtsalt seda hinda ka nii palju, aga katsesse ei panna, aga hübriidifänn ma ei ole selles mõttes, et ega see ka, kui ta välja läheb, siis see matemaatika ei klapi jälle. Selles mõttes on ta aga see selle väikse ettevõtte kohta on, ütleme, sellised saagitasemid on okei, rahalise poole pealt okei. Suvirapsi sort oli äkki Lamonda, eks? Ei olnud. INV 100. INV 100 oli. Ceel oli jah, et mõtled, ma olen jälle, Rapsi poolt ma olen ka siuke Ceeli fänn, vaata. Siuke lais põllumees, et üks umbrootõrje ja maa on puhas ja sul ei ole rohkem mures. Selles mõttes ma olen nagu, ma ei ole teiste sortida, kõik on head sortid, aga minule meeldib Ceel, et on lihtsalt vaata, et kui sul nii sul on vaja augustikuus kõiki tööd teha ja siis sul lihtsalt see ajaaken on nii väike, mida sa pead tegema kõike, aga Ceeli võid nagu ära unustada, nagu naabrib selle peale ütleb, et kui vahepeal põld koledast läheb, sõida teist kaudu ära vaata seda põldu. Et ja siis tee ükskord tõri ära ja on tehtud. Ja toimib. Nii, minu poolt läkski ongi nagu, et kui meil küsimusi saaks diskuteerida, vaata, ma tahaks ka nagu alati mingit tarkust, äkki kellegi on hea tarkus juurde anda, vaata, ega see ongi, saaks veel mingit tarkust. Ma ei tea, putukatest ei rääkinud. No putukid ei olnud ju, vaata. Hanesiga kevadel ei olnud õnneks. See oli hea. Jah, see oli ka, et Hanesi heast ei olnud. Aga putukaid jah, ei ole ju, vana head tanatimi ei ole enam, ei ole midagi putukast tõrjud ju. Eks see putuka jah, ütleme, Rapsiga kindlasti keeruks läheb, see ongi, et Rapsi poldes see oligi nagu, et siis ei olnud ka putuka probleemi. Sellepärast, et ütleme nii, et suvirapsi ikka sellest joppas putukaga, et oli suhteliselt vara, muidugi oleks võinud nädala hiljem küljalt oleks võib-olla natuke rohkem, võistmise aeg jääb paremasse faasi, kus oli jahedam uuesti, aga ei õnnestunud, naabri õnnestus paremini vaata.
trell asendub külvas nädalaga hiljem. selles mõttes see nagu. ma mõtlen alati midagi õppida kellegi, et kui sa nagu mingit kogemust kuuled, siis on nagu mingit tarkust juurde saada. ja ei karda ka jagada ise, kui midagi tead, siis kui kellelgi on küsimusi, alati küsige, et ega mõni aasta on tehtud. minu poolt kõik otsa said küsimused. tänan kuulamast ja kui on kellelgi veel mingit infot vaja, helistage, küsige. ja alati nagu see, me kuuleme tavaliselt, kui mingi jama on meil, aga hästi on, ei taha keegi midagi rääkida. no ega. kellelgi on nagu siit kogemust, et saalis mingid sordid asjad on endal ka nagu ja ega tahaks seda jama nagu kuulda, et keegi mingi jama teeb, et noh, miks see jama nagu tekkis, vaata. et ega noh, põllumajandus sellepärast nagu siuke halb ala, et sa saad ühe korra aastas proovida ju noh. oleks kokk olnud, noh, läheb esimene praad nässu, teed järgmise prae, noh, sa võid päevaga 10 tükki neid teha. aga põllumajandus ühe korra proovid ja noh, tõesti ühe korra keerad midagi nagu ära, siis noh, sul ei ole ju. jälle saad proovida, vaata. et noh. ja rahaliselt on valus proovida. nii, tänan kuulamast.